On olemas vihmametsad, mis näevad piltidel väga ilusad välja, kuid on ohtlikud, kui sa neid ei tunne. Ma ei pea silmas metsakoletisi, vaid tõeline oht siin tuleb hoopis äärmuslikust kuumusest, kiiretest ilmamuutustest, mürgistest loomadest, ohtlikest taimedest, haigustest ja kohtadest, kuhu päästemeeskonnal on raske ligi pääseda. Üks kohtadest, kus peab olema eriti ettevaatlik, on Daintree vihmamets Queenslandis, Austraalias. See on osa Queenslandi niisketest troopikatest, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. See on ka üks maailma vanimaid troopilisi vihmametsi. Selle piirkonna taimed pärinevad väga vanast ökosüsteemist, mis eksisteeris juba enne inimeste ilmumist. Aga see ei tähenda, et see poleks miljonite aastate jooksul muutunud. Taimed, loomad, jõed ja kliima siin muutuvad pidevalt. Seda nimetatakse lihtsalt iidseks vihmametsaks, sest selles piirkonnas on vihmamets olnud väga kaua aega. Daintrees on puud tihedalt koos, siin on soe ja õhuniiskus on kõrge. Seetõttu väsib inimese keha kiiremini ja kaotab vett, eriti siis, kui kõnnitakse pikalt. Rada võib muutuda libedaks, vihma, muda, juurte ja märgade kivide tõttu. Isegi lihtne libastumine võib muutuda tõsiseks probleemiks, kui oled teest kaugel ja kiiret abi pole võtta. Kuid üks suurimaid ohte varitseb jõgedes, ojades, mangroovides ja rannikul. Siin elab soolase vee krokodill. See on maailma suurim elav roomaja. Ta võib vees peaaegu liikumatult püsida, oodates kuni mõni loom läheneb. Kuna ainult tema silmad ja osa pead on veest väljas, on teda häguses või pimedas vees raske märgata. Nimi soolavee krokodill ei tähenda ka seda, et ta elab ainult meres. Seda võib kohata ka jõgedes, suudmealadel, soodes ja teistes mageveesüsteemi osades. 2016 aasta mais tiris krokodill ühe naise madalas vees kõndides Thornton Beachil, mis on osa Daintree rahvuspargist. See juhtus öösel ja tema kaaslane üritas teda päästa, kuid ei suutnud seda teha. Krokodill võib rünnata madalast veest, eriti kui on pime, vaikne ja põhja on raske näha. Seetõttu on võimude hoiatus krokodillide piirkonnas selge. Ära mine vee äärde. Ära uju ilma kinnitust saamata. Veendu, et koht on ohutu ja järgi kõiki hoiatusmärke, kuid Daintrees ei pea jälgima ainult suuri loomi. Siin on ka üks taim, mis näeb välja nagu tavaline lai leht. Seda nimetatakse chimpi ehk nõelavaks puuks. Selle lehed ja oksad on kaetud väga peente karvakestega, mis meenutavad nõelu. Kui need karvad satuvad nahale, võivad nad tungida sisse ja vabastada toksiini, mis mõjutab närve. See võib põhjustada tugevat põletustunnet ja valu. Queenslandi mürginfokeskuse andmetel võib valu kesta mitu päeva ja mõnikord tulla tagasi isegi mitme kuu jooksul. Seetõttu on ohtlik lihtsalt lehte katsuda. Isegi kui see näib okasteta, võivad väikesed karvad jääda riietele või esemetele. Kui neid uuesti puudutada, võib nahk taas valutama hakata. Teine tuntud loom selles vihmametsas on lõunakasuaar. See on suur lind, kes ei suuda lennata. See võib kasvada peaaegu 2 meetri kõrguseks ja suured emased võivad kaaluda kuni 70 kilogrammi. Tal on tugevad jalad ja pikad küünised. Kui ta tunneb end ohustatuna, võib ta lüüa jalaga ja põhjustada tõsiseid vigastusi. Metsik kasuaar hoiab tavaliselt inimestest eemale, kuid võib rünnata, kui teda toidetakse, taga aetakse, häiritakse või liiga lähedale minnakse. Queenslandis registreeriti surmajuhtum 1926. Aastal teismeline ja tema vend üritasid kasuaari vigastada. Lind võitles vastu ja tappis ühe vendadest. See tähendab, et kasuaar on ohtlik, kui teda võitlusele sundida. Aga see ei ole koletis, kes ise inimesi ründama läheks. Tegelikult on kasuaar vihmametsa tervisele väga oluline. See soob suuri vilju ja viib seemned metsa teistesse osadesse. Mõned suured seemned suudata lausa kaugele laiali kanda. On ka lugusid kummalisest olendist nimega Yaui, kes väidetavalt peidab end samuti Austraalia metsades. Aga seni pole veel ühtegi kindlat teaduslikku tõendit, mis kinnitaks, et see on päriselt olemasolev loom. Siiski ei tulene oht Daintree vihmametsas sellest, et mets võitleks inimeste vastu. Pigem on see taimede ja loomade loomulik kaitsemehhanism. Näiteks on chimpi taimel väga väikesed karvad oma lehtedel ja okstel. Need näevad välja nagu tillukesed nõelad. Kui need nahale satuvad, võivad nad tungida sisse ja vabastada kemikaali, mis saadab närvidele tugeva valusignaali. Väikseid karvu on raske eemaldada, sest need võivad murduda ja nahka jääda. Seetõttu võib vale lehe puudutamine põhjustada pikaajalist kipitust. Kasuaari ei ole tavaline lind.
Nagu kõik kaasaegsed linnud, kuulub ka tema elus olevate dinosauruste viimasesse rühma. Kasuaarijalad on tugevad ja ta jookseb kiiresti. Tal on ka pikk ja terav küüs keskmisel varbal. Kui teda nurka suruda, taga ajada või toita, võib ta muutuda agressiivseks. Seetõttu on õige tegu temast eemale hoida, mitte tema teed blokeerida ning mitte proovida talle läheneda ega teda hirmutada. Lisaks sellele on vihmametsas veel teisi ohte, mida kohe ei märka. Kuna seal on soe ja niiske, paljunevad mõned bakterid ja seened kiiresti. Väike haav võib ärrituda või nakatuda, kui see saab muda täis ja seda kohe ei puhastata. Probleem pole siin ainult taimed ja loomad. Samuti on siin järsud mäed, tormakad jõed, sügav muda, organiseeritud kuritegevus ja peaaegu puudub kiire päästevõimalus. See on Darjeeni lõhe. See asub Kolumbia ja Panama vahel. See on tihe mets, mis eraldab Lõuna-Ameerikat ja Kesk-Ameerikat. Kui kaarti vaadata, tundub, et teed Lõuna-Ameerikast Põhja-Ameerikasse on ühendatud, kuid üks osa puudub. Darjeeni lõhe on ainus tugev takistus. See katkestab Pan-Ameerika maantee. Maantee lõpeb Panamas ja ei jätku otse Kolumbiasse. See tähendab, et džungli keskel pole tavalist teed, mida sõidukid saaksid kasutada. Mitte sellepärast, et keegi ei oskaks maanteed ehitada. See piirkond on lihtsalt väga raske. Seal on mäed, jõed, sood, tihe džungel ja maa, mis muutub vihmaga kiiresti sügavaks mudaks. Siia tee ehitamine nõuaks tohutuid kulutusi ja pidevat hooldust. On ka keskkonnaprobleem. Darjeeni osa on olulised kaitsealused metsad ja paljude taimede ning loomade elupaik. Piirkonnas elavad ka põlisrahvaste kogukonnad, kes on seal juba ammu elanud. On veel üks põhjus, miks maanteed niisama lihtsalt ei ehitata. Tee puudumine on olnud ka tõkkeks mõnede loomahaiguste levikule Lõuna-Ameerikast Kesk- ja Põhja-Ameerikasse. Seega ei ole Darjeeni lõhe lihtsalt probleem, mida kaasaegne inseneriteadus ei suuda lahendada. Inimene suudab siia tee ehitada, aga see oleks väga kallis ja võiks põhjustada suurt kahju loodusele ning kogukondadele. Paljud ekspeditsioonid on üritanud seda ületada sõidukitega. Sageli ei saa lihtsalt järjest sõita. Tuleb lõigata taimi, ehitada ajutisi sildu, kaevata mudas. Ja mõnikord tuleb autot tõsta või vedada. Isegi kui ekspeditsioon suudab üle saada, ei tähenda see, et marsruuti saab kasutada tavalise maanteena. Siit on ikka veel väga raske läbi pääseda. Kuid nüüd pole Darjeeni kõige valusam lugu enam seotud autodega. See puudutab jalgsi liikuvaid migrante. Viimastel aastatel on sellest marsruudist läbi käinud 100 000 inimesi. Paljud neist on pärit Venezuelast, Haitilt, Ecuadorist, Hiinast ja teistest riikidest. Nende põhjused on erinevad. Mõned põgenevad vaesuse, rahutuste, diskrimineerimise või tööpuuduse eest. Teised loodavad jõuda Ameerika Ühendriikidesse või mõnda teise riiki, et alustada uut elu. Kuid enne sinna jõudmist peavad nad läbima Darjeeni. Seal ei ole ühtegi korralikku ja turvalist rada, mida mööda minna. Mõnikord kestab kõndimine mitu päeva. Mõnel kestab see üle nädala, olenevad vihmast, marsruudist, vanusest, pervisest ja kaasas kantava koorma raskusest. Nad peavad ületama järske ja mudaseid teid. Kui sajab vihma, võib varem madal vesi muutuda tormavaks jõeks ning mudas on lihtne libastuda. Kui jalg saab vigastada, muutub iga samm raskemaks. Toit ja puhas vesi saavad samuti kiiresti otsa. Kui juua mustast jääst, võib saada kõhulahtisuse ja dehüdratsiooni. On ka oht haigestuda malaariasse ja teistesse sääskede levitatavatesse haigustesse. Suurem oht on lastele, rasedatele, eakatele ja haigetele. On inimesi, kes ei suuda enam kõndimist jätkata. Nad jätavad maha riided, kotid, jalanõud, mänguasjad ja muud asjad, et nende koorem oleks kergem. Seetõttu võib radadel näha palju mahajäetud esemeid. Aga mitte kõik, mis maha jäetakse, ei ole lihtsalt prügi. Mõned esemed on märgiks inimesest, kes on väsinud, kurnatud, saanud vigastada, grupist eraldunud või ei suutnud enam edasi minna. Oht võib tulla ka teistelt inimestelt. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja humanitaarorganisatsioonide raportite kohaselt on mõned migrandid pogenud vargust, vägivalda, seksuaalset väärkohtlemist ja ähvardusi kuritegelikelt rühmadelt. Abi on raske püsida, sest koht on kaugel ja levi on nõrk või puudub üldse. Kui keegi kaob, ei ole lihtne saata kohale helikopterit või päästemeeskonda. Puud on tihedalt koos ja maandumiseks sobivaid kohti on vähe. Samuti ei teata täpset arvu, kui palju inimesi siin sureb. Rahvusvahelise rändeorganisatsiooni andmetel võib paljud surmad jääda registreerimata, sest tihedas metsas ja tugevoolulistes jõgedes ei leita kõiki surnukehi üles.
2024 aastal registreeris organisatsioon rekordiliselt 174 migrandi surma Darjeni marsruudil, kuid tegelik arv võib olla veelgi suurem. Neid migrante ei tohiks vaadata lihtsalt kui inimesi, kes otsustasid riskida. Paljud neist teavad, et marsruut on ohtlik, aga nende jaoks on veel hirmutavam jääda sinna, kus nad lahkusid. See ongi põhjus, miks nad jätkavad ületamist hoolimata mudast, haigustest, kuritegevusest ja võimalusest, et nad ei pruugi elusalt välja pääseda. Darjeni lõhes on lihtne ära eksida, isegi siis, kui sul on metsas kogemusi. Taimestik on tihe ja iga suund näeb peaaegu ühesugune välja. Kui rada kaob vihma, muda või ümberkukkunud puude tõttu, võib inimene ringi käia ja sattuda tagasi juba läbitud teele, ilma et ta ise arugi saaks. See ei ole sellepärast, et mets liiguks või mingi salapärane jõud inimesi eksitaks. Lihtsalt selged märgid kaovad ära. Vähe on maamärke, mida saab juhiseks kasutada. Sa ei näe mäge ega päikest, sest puud varjavad need. Ka paksus metsas võib ka heli muutuda. Hüüd või sammud võivad puude pealt tagasi põrgata, nii et on raske aru saada, kust need tulevad. Kui inimene on väsinud, näljane, hirmul ja magamata, siis läheb ta ka kergemini segadusse. Ta võib arvata, et keegi jälitab teda või kuuleb hääli, kuigi need on tegelikult vaid loomade, vee, tuule või liikuvate taimede helid. Üleloomulikku seletust pole vaja. Piisab väsimusest ja suuna kaotamisest, et mets muutuks ohtlikuks. Mõnes Darjeni piirkonnas on ka pinnas nõrk. Paljud kohad on järsud, mudased ja üleujutatud. Kui sajab tugevat vihma, võivad rajad kiiresti kaduda ja jõevee tase tõusta. Õhuniiskus on samuti kõrge, mistõttu riided ja jalanõud saavad sageli märjaks. Kui nahk on pikka aega vees, tekivad kergemini haavad, villid ja infektsioonid. Regioonis leidub ka mürgiseid madusid, sealhulgas fer de lance ehk tertiopelo. Need peidavad end tavaliselt rohus, lehtede all ja rajaservades. See võib hammustada, kui sellele peale astuda või liiga lähedale minna. Selle mürk võib põhjustada turset, verejooksu ja kudede kahjustusi. Vajalik on kohene meditsiiniline abi ja vastumürk. See ongi Darjeni probleem. Isegi kui ravi on olemas, võib haigla olla väga kaugel. On ka putukaid, kes võivad muneda inimese või looma nahale. Üks neist on inimese kiin. Selle vastne võib kasvada naha all enne, kui see eemaldatakse. See võib tunduda hirmutav, kuid tavaliselt on seda võimalik ravida, kui see õigel ajal avastada ja korralikult puhastada. Suurem oht on siiski mustvesi. Kui piisavalt puhast vett pole kaasas, võib inimene olla sunnitud jooma jõest või ojast. See vesi võib sisaldada baktereid, parasiite või mustust teistelt inimestelt ja loomadelt. Kui tekib tugev kõhulahtisus ja oksendamine, kaotab keha kiiresti vett. Kuumades piirkondades ja kaugel meditsiinilisest abist võib lihtne kõhuinfektsioon muutuda tõsiseks. Nüüd liigume teise džunglisse. On veel üks džungel, kuhu ei tohiks minna isegi siis, kui oled osav maade avastaja. Mitte sellepärast, et tee oleks väga raske, vaid sellepärast, et seal elavad inimesed, kes selgelt ei soovi välismaailmaga suhelda. See on Põhja-Sentineli saar. See asub Andamani ja Nikobari saartel, mis kuuluvad Inde koosseisu. Seda ümbritseb meri, korallrahud ja tihe mets. Siin elavad sentinellid, üks maailma kõige isoleeritumaid põlisrahvaid. Nende kohta on kindlalt teada vaid väga vähe. Nende täpset arvu, keelt, uskumusi ega kogu elustiili ei teata. Vale on neid nimetada ka kiviaega jäänud inimesteks. Nad ei ela minevikus. Nad elavad olevikus, kasutades oma saarele sobivaid viise. On ka tõendeid, et nad kasutavad metalli, mida nad leiavad või mis on randa uhutud või rannikule sattunud. On selge, et nad on korduvalt näidanud, et nad ei soovi kontakti. Kui paat või inimene läheneb, võivad nad näidata relvi ja lasta nooli hoiatusena. Seetõttu keelab India rangelt nende kaitstud territooriumile lähenemise ja sisenemise. See seadus ei ole mõeldud ainult külastajate kaitsmiseks. Veelgi olulisem on see, et see kaitseb sentinellasi haiguste ja sunniviisilise sekkumise eest. 2018. aastal üritas Ameerika missionär John Allen Joe salaja saarele pääseda. Väidetavalt maksis ta kaluritele, et need viiksid ta Põhja-Sentineli lähedale. Sealt kasutas ta väikest paati, et randa jõuda. Tema eesmärk oli suhelda saare elanikega ja tutvustada neile kristlust. Kuid sentinellide vastus oli selge. Ühel oma esimestest lähenemistest tulistati teda noolega. Tema päädiku järgi tabas üks nool tema kaasas olnud piiblit. Esimesel korral õnnestus tal pääseda, kuid ta tuli tagasi. Viimasel korral ütles ta kaluritele, et nad ei ootaks teda enam.
hiljem teatasid nad, et nägid saare elanikke tema keharanda lohistamas. Võimud ei saanud tema säilmeid kätte. see ei ole sellepärast, et Indial puuduks võimekus. Nad otsustasid mitte saata suurt jõudu, mis võiks põhjustada vägivalda, haigusi ja veelgi suuremat ohtu sentinellidele. Oluline on kõrvaldada valed lood nende kohta. Puuduvad tõendid selle kohta, et nad viiksid metsas läbi salapäraseid ohverdusi. samuti puudub alus lugudele salajasest templist või kummalistest rituaalidest lennukite vastu. Sellised lood põhinevad oletustel, sest peaaegu ükski võõras ei tea nende tegelikku kultuuri. Samuti ei ole õige neid lihtsalt julmadeks kirjeldada. Nende vaatenurgast on need, kes neile lähenevad võõrad, kes tungivad nende koju, kuigi on selge, et nad ei soovi kontakti. Ja neil on mõju põhjus eemale hoida. Võõras võib kaasa tuua gripi, leetrite või mõne muu tavalise haiguse. Kuna nad on pikka aega olnud suurtest populatsioonidest eraldatud, ei pruugi neil olla piisavat immuunsust mõne nakkuse vastu. See ei tähenda, et nad kindlasti surevad lihtsa nohu tõttu. Aga on tõeline oht, et haigus levib kiiresti väikeses kogukonnas, kus on piiratud juurdepääs kaasaegsele meditsiinile. Selliseid asju on juhtunud ka teistes isoleeritud põlisrahvaste kogukondades. Pärast kontakti suri palju inimesi haigustesse, mille tõid kaasa väljaspoolt tulnud inimesed. Seetõttu on parim viis sentinellide kaitsmiseks lasta neil elada vastavalt oma enda otsustele. Saart on ka loomulikult raske läheneda, selle ümber on korallrahu. Mõõna ajal ilmuvad madalad ja teravad osad, mis võivad paati kahjustada. Korralikku sadamat seal samuti pole. Tugevad lained ja tõusumõõna muutused kestavad kaua. See teeb ohutu randumise keeruliseks. Saare sees on tihe mets. Kuid North Sentineli saare kõige tugevam takistus ei ole korallid ega puud. See on seal elavate inimeste selge keeldumine. Nad ei ole turismiobjekt, eksperiment ega mõistatus, mida tuleb lahendada. Neil on õigus valida, et nad ei soovi kontakti. Liikudes edasi väikeselt saarelt India ookeanis, läheme nüüd ühte maailma suurimasse vihmametsa. See on Kongo, nagu Kesk-Aafrikas. See hõlmab suurt osa Kongo demokraatlikust vabariigist ja mõnest naaberriigist. See on Amazonase järel suuruselt teine troopiline vihmamets planeedil. Seal väga ulatuslik. On piirkondi, mis asuvad kaugel teedest, haiglatest ja suurtest linnadest. Mõnes kogukonnas on jõgi ainus peamine tee sisse ja väljapääsuks. Puudelatv ehk võra on väga tihe. Seetõttu jõuab mõnes kohas metsaalusele vaid vähe valgust, kuid see ei tähenda, et päikesevalgus poleks sadu aastaid maapinda puudutanud. Puude võras on avausi. On langenud puid, jõgesid, lagedaid alasid ja hooajalisi muutusi, mis lasevad valguse sisse. Ka ei ole kogu Kongo nagu ainult soo ja seisva veega. Siin on kuivimetsi, üleujutatud metsi, savanne, jõgesid ja erinevaid elupaiku. Suurim oht siin pole lõputu pimedus. Tõsisemad on suured vahemaad, piiratud arstiabi, relvakonfliktid mõnes piirkonnas, malaaria ja nakkushaiguste levik. Siin tuvastati esmakordselt Ebola viirus aastal 1976. Ebola ei levi lihtsalt õhu kaudu üle kogu metsa. See levib otsese kokkupuute kaudu nakatunud inimese või looma vere või kehavedelikega. Kui kauges kogukonnas puhkeb haiguspuhang, on seda raske kohe kontrolli alla saada. Laboratooriumid, kaitsevahendid, väljaõppinud tervishoiutöötajad ja ohutu transport võivad puududa. Mõnikord kulub mitu päeva, enne kui patsient jõuab õigesse tervisekeskusesse. Mõnes piirkonnas esineb ka malaariat, unitõbe, kollapalavikku ja teisi haigusi. Kuid vale on öelda, et arstid näevad pidevalt salapärast viirust, mis tapab vaid mõne tunni jooksul, enne kui see tuvastatakse. Kui tekib ebatavaline haiguspuhang, võtavad terviseametnikud proove ja teevad laboratoorseid teste. Mõnikord võtab põhjuse kindlaks tegemine kaua aega. Aga see ei tähenda, et alati on olemas uus tundmatu viirus igas kauges külas. Praegu seisab Kongo demokraatlik vabariik silmitsi tõsiste haiguspuhangutega, sealhulgas Ebola ja Mpaxiga. Reageerimist raskendavad kogukondade kaugus, ressursside puudus, elanike hirm ja vägivald mõnes piirkonnas. On ka tervishoiutöötajaid, kes satuvad ohtu, kui nad toimetavad ravimeid, uurivad patsiente ja jälgivad haigetega kokku puutunud inimesi. Aga see ei tähenda, et arstid oleksid jõuetud. Mõne Ebola tüübi jaoks on olemas testvaktsiinid, isoleerimiskeskused, kontaktide jälgimine ning abi kohalike ja rahvusvaheliste terviseorganisatsioonide poolt. Lisaks haigustele on Kongo basseinis tuntud ka legend Mokele Mbembest.
väidetavalt on see väga suur loom, kellel on pikk kael ja kes elab jõgedes ja soodes. Selle kohta on lugusid nii mõnesti kohalikust kogukonnast kui ka maade avastajatelt. Mõned võrdlevad seda isegi elava sauropootinosaurusega, kuid seni pole veel usaldusväärseid tõendeid. Fossiil, selge foto, DNA-proov või keha, mis tõestaks sellise olendi olemasolu, puudub. Tõenäolisemalt on see lugu tekkinud valesti nähtud jõehobust, elevandist, suurest roomajast või traditsioonilisest loost, mida on põlvest põlve edasi antud. Kongo nõgu on tõesti ohtlik, aga mitte sellepärast, et mets oleks neetud. Tõeline probleem on see, et paljud kohad on haiglast, teedest ja päästest väga kaugel. Kui keegi jääb haigeks või saab vigastada, võib abi saabumiseni kuluda tunde või isegi päevi. Ja nagu ma varem maimisin, tuvastati siin 1976 aastal Ebola 1 tüüp esmakordselt Kongo Demokraatliku Vabariigi piirkonnas. Kuid Marburgi viirus avastati esmakordselt mitte siin. See tuvastati esmakordselt 1967 aastal Euroopas, pärast seda, kui laboritöötajad, kes puutusid kokku Ugandast pärit ahvidega, haigestusid. Ebola ja Marburg ei levi lihtsalt sellepärast, et džungel on kuum. Tavaliselt kandub see edasi otsese kokkupuutega verega või nakatunud inimese või looma kehavedelikega. Mõnes Kesk-Aafrika piirkonnas esineb ka malaariat ja unetõbe. Malaaria levib sääskede kaudu, samas kui unetõbe kannab edasi tsetsekärbes. Pikaajaline viibimine tihedas džunglis on samuti väsitav. Riided on läbimärjad, magada on raske ja ümbrus näeb peaaegu kõikjal ühesugune välja. Kui inimene on näljane, väsinud ja hirmul, siis on tal lihtsam paanikasse sattuda. Kuid pole tugevaid tõendeid, et need tingimused automaatselt hallutsinatsioone põhjustaksid. Või ongi džungel ise sügava depressiooni allikas. Nüüd liigume Kongost edasi Amazonase juurde, mis on maailmas suurim troopiline vihmamets. See ulatub paljudesse Lõuna-Ameerika riikidesse. Oma tohutu suuruse tõttu on seal palju kohti, kus puudub levi, selge rada või kiire päästevõimalus. Siin on sagedamini ohtlikud eksimine, dehüdratsioon, nakkused, üleujutused, kiirevoolulised jõed ja toidupuudus. Üks tuntumaid, kes siin kaduluks jäi, oli Percy Fawcett. 1925 aastal suundus ta Brasiiliasse Mato Grossosse koos oma poja ja ühe kaaslasega. Nad otsisid iidset asulat, mida ta nimetas Zetks. Pärast nende viimast teadet ei nähtud neid enam kunagi. Siiani pole ikka veel teada, mis nendega juhtus. Võimalik, et nad surid haiguse, õnnetuse, nälja või vägivalla tõttu. Aga Fawcettil oli ühes olulises asjas õigus. Amazonase piirkond ei olnud kunagi tühi. Lidari abil on teadlased näinud suuri asulaid, teid, kanaleid, veehoidlaid ja platvorme tiheda metsa all. See näitab, et mõnes Amazonas piirkonnas oli enne eurooplaste saabumist organiseeritud ja keeruline kogukond. Kuid see ei tõesta täpselt kadunud linna olemasolu. Amazonas on endiselt isoleeritud põlisrahvaste gruppe. Võimud väldivad otsest kontakti, et kaitsta neid haiguste, vägivalla ja maade hõivamise eest. Amazonas on ka palju legende. Üks neist on El Dorado. See algas loonajuhist, kes kasutas tseremoonial kuldtolmu. Hiljem muutus see legendiks peidetud linnast, mis on tehtud kullast. Paljud maade avastajad surid seda otsides, kuid kuldset linna pole siiani leitud. On ka lugusid anakondast, mis on üle 15 meetri pikk. Roheline anakonda on tõesti väga suur ja suudab tappa nii kapübaarat kui ka kaimani. Kuid pole ühtegi kinnitatud teadet nii suure elusa anakonda kohta. Palju tõelisem oht on kuulsipelgas. Selle nõelamine on väga valus ja võib kesta mitu tundi, kuid mõju pole igal inimesel ühesugune. On ka kuulus lugu kandirust, väikesest kalast, mis väidetavalt tungib inimese kehasse. See on tõepoolest teiste kalade parasiit, kuid teaduslikke tõendeid selle kohta, et ta regulaarselt inimese kusitisse tungib, on vähe. Veekogus tuleks pigem jälgida tugevat voolu, astelrai, elektriangerjas, parasiidid ja bakterid. Amazonases leidub ka taimi, mida kasutatakse kuraari valmistamiseks. Mõned põlisrahvad kasutavad seda noole või puhumisnoole otsas. Kui piisav kogus satub perre, võib see halvata lihased, sealhulgas need, mida kasutatakse hingamiseks. Aga see ei ole pelgalt puudutamisel mürgine. Lõppkokkuvõttes ei ole sul vaja needust ega koletist, et teinipuud, Tarjani kuristik, Põhja-Sentineli saar, Kongo bassein ja Amazonas oleksid ohtlikud. Tõeline oht tuleneb ala suurusest, haigustest, raskest maastikust, kiiretest jõgedest, piiratud päästevõimalustest ja inimlikest vigadest. Need metsad ei ole kurjad. Need on lihtsalt ökosüsteemid, mis toimivad omaenda reeglite järgi.